Tšau, olen siin. Olete te kunagi sõitnud pimedas autoga ja teil on jänes ette jooksnud? Niimoodi, et jänes siis paneb mööda seda tulede vihku, paneb ajama ja kihutab nii, kus jalad võtavad ja paneb ja lidub seal auto ees siis nii kaua, kuni siis kas siis lastakse autost nii palju hoogu maha, et ta saab, sealt märkab, kuhu ta siis saab ära keerata või siis tuleb mingi tee ots ja siis saab kuskile vasakule paremale ära keerata. Miks ma seda räägin? Räägin sellepärast, et põhimõtteliselt ka meie siin oleme need samad jänesed, kes siis sellest tulede vihus panevad nii kiiresti, kui jalad võtavad, teevad oma neid igapäevaseid rutiine, nii kuidas mõistus võtab ja ei suuda vasakule ega paremale ära keerata siit tee pealt. Sest et iga päev läheb raskemaks, eks ju. Makse tuleb juurde ja elu läheb kallimaks ja kogu aeg kuradi ehk siis, et see masin, mis meil selja taga on, see muudkui aga annab gaasi, ega see ei anna armu. Ei teki sihukest varianti, et tõmbaks nagu hoogu maha ja siis see aitaks nagu vaadata, mis ümberringi toimub või siis ei peaks nagu nii hullut nagu rapsima. Aga peab. No vot, ehk siis, aga millest tahtsin rääkida täna oleks see inforuum, et kus me siis oleme ja mida me näeme, mida me ei näe. Sest selles nii nagu see jänes näeb sinna otsa ette ainult seda valgusvihku, mida auto siis talle näeb, sest ümberringi on nii pime. Siis ka tavaline inimene täna meil siin ei suuda hoomata, mis ümberringi toimub, sellepärast, et kogu aeg on sihuke tempo on peal. Sihuke andmine käib. Kogu aeg on sihuke surmahirm ja oledki lõksus selles ja ei ole varianti, et sa astud kõrvale või teed mingi pausi või lähed ära, sest muidugi näed sa lumi maas, ei ole varianti, et sa ei ole soojas. Õhtu läheb kõht tühjaks, ei ole varianti, et sa ei söö, eks ju, peab sööma ja kuidas sa saad süüa. Kui sul on mingid variandid, kuidas süüa niimoodi, et sa ei sõltu sellest süsteemist, siis õnnega koos, aga enamus inimesi on ikkagi selles süsteemis sees ja peavad siin kuidagi nende mängureeglitega hakkama saama. Inforuumist siis veel ka nii palju, et see, kus sa see vihus sa oled, eks ju, see tee, mis sul on nagu tuttav, selles sa istudki. Ja istudki sees ja panedki, annad kuuma. Mis tähendabki siis seda, kuhu ma oma selle jutuga tahan jõuda. See on video meile tulevikku. Neid, kes seal meil masinas siis praegu seda kuuma annavad, kes eestlasi niimoodi siis taga utsitavad niimoodi, et kuidagi veri ninast väljas. Ja see on sest reformid, las auto tahad mööda, see on vähe vaiksem, mis ma saan öelda. Reformid, sotsid ja Eesti 200, neid ei ole mõtet rohkem valida, eks ju. Valime kedagi muud. Minu poolest valige EKRE-t, valige Isamaad, valige parempoolseid. Neid, kes räägivad sellest, kuidas nagu kui maksasid maha saada. Seda hoogu on vaja maha saada sealt masinat, eks ju. Ja ega muud moodi ei saagi, sest teine asi, mida ma kindlasti ei taha, ma ei taha hakata siin nagu kiunuma, et kõik on nii, kus ma ütlen, see on vastik ja mingi süvariik ja mingisugused, et see on täpselt see, mida mingi Putini trollid tahavad, et me kõik vihkaks üksteist. Vihat ei tasu, aga lihtsalt ei vali, on ju. Sest et nii kui me nagu dekrediteerime oma võimu, see tähendabki siis seda, et on vastaspool nagu võidab, eks ju. Sellest, et eestlased lähevad üksteise kõri kallale. Kõri kallale ei ole vaja minna. Aga lihtsalt vaatame, mis praegu toimub, vaatame, kuidas maksusid laotakse ja ütleme sellele ei. Ja ütleme sellele viisakalt ei. Ja ei vali neid, kes täna võimul on. Järgmine kord, mis igased valimised tulevad. Ja see ongi demokraatia. Ja siis ongi, sest ma olen sellest demokraatiast juba rääkinud. Demokraatias on väga okei väiksematest üle sõita, sest enamus on nõus, et teeme nii ja siis nii tehakse. Ja need, kes on võimul, need ikkagi kasutavad oma võimu kogu aeg ära. Ja põhimõtteliselt on vaja vahetust seal. Seal on pidevalt vaja vahetust. Nagu jänkidel, eks ju. Need demokraadid, republikanid, vabariiklased, eks ju. Vahelduvad, kogu aeg vahelduvad. Siin peab ka vahelduma. Ja nii me saame selle elu korda. Muidu
muidu ongi, muidu see maksud jäävadki kasvama meil, on ju. Aga siis teeme siis nii, et järgmine kord valime kedagi muud sinna ja ainult nii me saame elu paremaks. Eks ju? Hea plaan. Teeme nii. Hästi, davai, tšau.